Sel ajal, kui mina ootasin seda, et 300 minu sotsiaalmeedia fänni annetavad 10 eurot, et ma saaks Europarlamendi saadiku valimisteks kautsjoni raha kokku, otsustas uus võimueliit Mihhail Kõlvartit teha linnapeaks. Suursuli Siim Kallast määrati Riigikogu juhatuse liikmeks, president Maksimovskaja otsustas Putiniga kohtuda ja Martin Helmest saab rahandusminister. Nendest teemadest räägin väikese sissejuhatusega oma sõbrast Lee Blairist. Lee on üks andekamatest disainerid, keda tean. Päevapildid, mida mina teen, on tehtud oskustega, mida õppisin Lee kõrvalt. Aga see jutt pole siin oluline. Kui mina olin 19-aastane, olin University of Illinois õpilane ja mul oli seal väga nägus sõbranna. Tema töötas ülikooli ajalehe juures ja fotograafina. Ja meie mõlemad muigasime, et ükskõik kus ta pildistama läks, tema kolleegid võtsid temast rohkem pilte kui sündmusest. Jane töötas ka ühikasööklas ja seal oli tal alati kari noormehi, kes proovisid teda meelitada. Karja eesotsas oli Lee Blair, reklaami ja disaini õpilane. Kui minu suhted Jane'iga lõppesid, siis kadus ka Lee Blair minu silmapiirist. Aga mõni 8 või 10 aastat hiljem mina töötasin Dallas, Texasis Southern Methodist University juures ja seal oli ka nägusaid tütarlapsi. Minu lemmik sel ajal oli Kim Ray, segavereline modell, kelle isa oli kauboitüüpi ja ema oli hiinlanna. Kimmiga käisime sageli väljas lõbutsemas ja mäletan, et olime TGI Fridays. See akronüüm tähendab, et Thank God It's Friday. Restoran-baaris õhtusöögil. Ja kaugel lauas istus üksik mees, kes tegi silmi Kimmi poole. See sama kuradi Lee Blair nüüd jälitas jälle minu sõbrannat. No, üksteist tervitades tema selgitas, et ega ta siis Kimmi ei vaadanud, ta vaid mind. Meie olime ju koolivennad. Ja nii algas minu sõprus ühe tõesti andeka mehega. Tema töötas reklaamfirmas ja kui käisin tema tööd vaatamas ja kiitmas, paistis mulle imelik käitumine silma. Uue kliendiga või uue reklaamkampaaniaga võttis ta paar päeva mõtlemisaega ja alles siis pani pliiatsi paberile ja hakkas reklaami kujundama. Kui ta oli sellega rahul, siis peitis valmis reklaamidee oma joonistuste virna ja hakkas kohe sama kampaaniale muid lahendusi joonistama. Mina küsisin, miks ta oma esimese töö ära peitis ja vastus oli selline. Tema rääkis, et kontoris olen mina art director, aga siin on ka creative director. Meil on ka media director, on ka kliendi agent ja igasuguseid fotograafe ja asukoha spetsialiste, keda kaasatakse otsustele. Kliendile esitamise tähtpäevani nende ainus töö on minu ettepanekute hindamine. Kui midagi pole kritiseerida, siis pole nendel ka mingit tööd. Mul pole mõtet nendele oma parima idee näidata enne tähtpäeva, sest nende ainus panus on vigade leidmine ja paranduste nõudmine. Las nad otsivad vigu kehvema ideede hulgast. Tähtpäevale lähemal otsis ta oma esimese katse välja ja esitas seda komiteele. Lee kogemuste järele tema esimene töö hinnati alati paremaks ja sellega mindi edasi. Olen ennegi sellist juttu teinud. Kui teie otsite YouTube'ist või Facebookist, teie leiate varasema video, milles räägin gruppide otsustamise võimetest. Selle eelmise video point oli see, et grupid oskavad enam-vähem hästi hinnata selliseid asju, millel on objektiivselt õige vastus. Näiteks, kui mitu kraadi sooja on toas, kui mitu kilogrammi kaalub kivi ja milline missikandidaat on ilusam.
aga grupid pole üldse head loominguliste lahenduste väljamõtlemiseks. Ükskõik, mida teie olete kuulnud ajurünnaku protseduuridest. Üksinda töötavad isikud alati leiavad rohkem ja andekamaid lahendusi kui grupid, kes koos teevad loomingulist tööd. Ja muuseas, üksiktöötajad teevad kah paremat hindamistööd kui grupp, kui nende panustest lihtsalt keskmist arvestada. Ei ole ühtegi füüsikat, kes arvaks, et koos Einsteiniga nemad oleks mitmekesi leidnud paremad ega õigemad valemid. Einsteini eelis oligi see, et tema töötas üksinda Berni patentikontoris ja mitte füüsikate keskkonnas, kes oleks tema originaalseid mõtteid painutatud ümber selle ajastu tavapäraseks. Lee kogemus illustreerib hästi, miks mina olen partokraatlikude valitsuste vastu. Tavaliselt pole grupi otsused optimaalsed. Kas teie oskate mulle tutvustada ühte intelligentset inimest, kes oleks pakkunud Mihhail Kõlvartit Tallinna linnapeaks? Peame meeles, et noormehena Kõlvart istus pokris. Kas teie ei mäleta, et politsei kahtlustas teda allilma seostega, kui tema Mersus plahvatas pomm ja tema sõber sai Mersus surma? Uurima läinud politsei leidis tema korteris spordikott laskemoona ja kärbikuga. Kas siis terve Tallinnas pole leida korralikuma taustaga linnapead? Ainult mingi komitees, milles vastutus hajub laiali grupi liikmete hulka, on selline valik seletatav. Lee kogemused illustreerivad veel, et erakorralised grupid, mida koostatakse üksikprobleemide lahendamiseks, töötavad nende targema liikme tasemel. Lee reklaamfirmal oli ta ise see, kes kõige loominguliku lahenduse leidis ja grupp allus tema panusele. Püsivad grupid, nagu poliitilised parteid, töötavad oma võimukama liikme tasemel, mitte kõige andekama liikme tasemel. Nagu ma just mainisin, püsivad grupid võivad heaks kiita ebameeldivaid ja ebasoodsaid ideid, sest ükski inimene grupis ei pea vastutama otsuste eest. Sitt otsus tuli grupist, mitte esimehest ega ka identifitseeritava isiku poolt. Püsivatel gruppidel, nagu Reformierakonna või EKRE või Keskerakonna juhatusel, on võimukad juhid. Igal juhil on oma plussid ja miinused, aga võimuka juhi juhatuses pole tõenäoline, et oleks juhist targemaid ega andekamaid, ausamaid ega moraalsemaid. Võimuka juhi juhatuses on liikmed, kellel vähesem potentsiaal kui juhil ise. Kui Reformierakonna juhid on Suursuli Siim Kallas ja tema tütar, mida siis erakonnast head loota? Kui Keskerite juht on Ühtse Venemaa liitlane, mis siis Keskerakonnast loota? Kui sotsiaaldemokraate rahastab Jevgeni isa, mida siis sotsidest loota? Parteid ei käitu paremini, ausamalt, õiglasemalt või targemini kui partei juhid. Ja niigi jõudsin arusaamisele, kuidas Suursuli Siim Kallasest sai Riigikogu aseesimees ja Martin Helmest saab rahandusminister. Ühe sõrmel võib lugeda neid, kes soovisid Siimu näha Eesti valitsusest tagasi. Aga kes hakkaks Reformierakonna esinaise otsuse vastu, kui ta pakub issit Riigikogu aseesimehe kohale? Erakonna juhatuse otsus peegeldas võimuka juhi otsust. Arvestades Siimu mainega valijate seas, ei paista tema valik minule loogiline. Aga selline I'll be back. Kallase I'll be back hetk oli oodata. Eesti valimissüsteem pole ju demokraatlik, vaid partokraatlik.
parteijuhid ei kaota oma võimu, sest neid pole võimalik valimistega välja vahetada. Nemad ise otsustavad valimisnimekirja järjekorda ja nii kaua, kui on küllalt peibutusparte, kes parteidele hääli korjavad, jäävad partei liidrid alati võimule. Muidugi oli oodata, et Siimule antakse veel võimalusi ennast rikastada rahvale kahju tekitamisega. Martin Helmest ma ei oska palju rääkida. Mina olen temaga ainult korra kohtunud, kui istusime kolmekesi Jüri Toomepuuga Vabadusväljaku kohvikus. Ega mina ega ükski minu tuttavatest pole suures vaimustuses Martini kompetentsises. Suverkand oli hea nii kaua, kui ta kordab parempoolse ideoloogia banaalsusi. Aga originaalsust ega andekaid probleemi lahendusi pole temalt oodata. Kui on must näita ust loosung on laenatud Euroopa parempopulistide kampaaniast. Kui tema tegi oma magistritööd, töötas ta isa soovitusel poole kohaga Välisministeeriumis. Sealsed olid temast pettunud, sest ta iialgi ei lõpetanud tööülesandeid. Martin selgitas, et tööülesanded segasid magistritööd. Ülikoolis aga vabandas magistritöö juhendaja ees, et Välisministeeriumi töökoorem takistas lõpetamist. Tööl käimine ja samal ajal õppimine on nagu jalgrattasõit liibuvates lühikestest püksides. Kõik, mis silma jääb, pole meeldiv. Ja nagu Jüri Ligi tegi selgeks, ega Martinil mingit arusaamu rahandusest pole. Aga nagu rõhutan pidevalt, pole oodata häid otsuseid püsigruppidelt, millel võimukad liidrid nagu ISSI. Nii Reformierakonnas kui ka EKRE-s juhatuse otsused peegeldavad ISSI tahtmise. Ma loodan, et olen oma vastuseisu partokraatliku valitsustele piisavalt selgitanud. Mina alati eelistan üksikkandidaate, kes ei pea otsuseid kooskõlastama grupi liidriga, vaid võivad oma mõistusega valida mitme võimaluse vahel ja valida parema. Katsetusena mõtlesin kandideerida üksikkandidaadine Europarlamendile. Minu videod vaatavad umbes 5000 inimest. Tavapäraselt minu videokommentaare kiidavad üle 300. Minu päevapilti ja videote nädalavaatajaid ületab 20 000. Mina arvasin, et sellised numbrid näitavad, et on piisavalt suur rahva hulk, kes toetaks minu kandidatuuri. Kui umbes 300 fänne annetaks 10 eurot, siis oleks võimalik kautsjoniraha kokku koguda. Iga katsetus on õpetlik, kas õnnestub või mitte. Mul fänne leidub, aga toetajaid mitte ühtegi. Järeldusi võib olla 2. Üks on see, et video ja pilapildi jälgijad ei hinda minu oskusi, teadmisi ja võimsusi piisavalt, et minu poolt välja astuda isegi 10 euroga. Teine järeldus võiks olla see, et mitte keegi ei arvanud, et nende toetus võiks mõjutada valimistulemusi. Kumb järeldus on õigem, vajab juba teie poolt katsetusi.